Merkuur retrokraadis 3. nädal, 24 kuni 29 november. Merkuur, sõnade ja varjatud mõtete tõlgendaja, liigub aeglaselt oma tagasiteel nagu peegelpind, mis peegeldab kõike, mis kunagi jäi rääkimata. Ta liigub vaikselt, tundes iga sõna kaalu, iga mõtte tähtsust ja kutsub meid peatuma, kuulama ning märkama, mis vajab lõpetamist ja mis ootab hoolt. Esimesed päevad on täis vaikust, kus sõnad kõlavad peenemalt ja mõtted sügavamalt. Iga kiri, iga mõte, iga sosin, mis varem jäi tähelepanuta, tõuseb nüüd pinnali. Need ei tule kiirelt ega kergelt. Need nõuavad tähelepanu ja hoolimist, nagu vanad lood, mis ootavad, et neid uuesti jutustataks. Suhted ja kohtumised saavad uue kõla. Näod ja pilgud, mis varem jäid märkamatuks, räägivad nüüd oma lugusid. Mõned lähevad lähemale, mõned jälgivad eemalt, aga kõik tunnevad, et siin ja praegu võib midagi muutuda. Võib midagi alata uuesti, teistmoodi ja tõelisemalt. Sõnad, mis vajasid selgitust, saavad nüüd oma hääle. Tunded, mis vajusid unustusse, leiavad tee pinnale. Iga igapäevane rituaal ja tööülesanne, mis varem tundus rutiinne, paljastab nüüd, kus on vaja täpsust, kannatlikkust ja uut planeerimist. Väikesed tähelepanekud võivad tuua suuri selgusi. Merkuur õpetab, et isegi vaikuses võib peituda tarkus ja et iga mõte, mis kordub, kannab endas võimalust uue loo loomiseks. Nii liigubki nädal edasi, iga hetk täis väikseid valguse sähvatusi, mis paljastavad, kus on vaja hoolt, andestust ja uuesti ühendumist. Iga kuulaja, kes peatub ja jälgib, saab aru, kõik, mis jäi lõpetamata, saab nüüd uue elu ja minevik, mis tundus kauge, muutub sillaks tuleviku ja uute võimaluste poole. Ja kui nädal lõpeb, Merkuur peatub, aeglustub ja valmistub edasiliikumiseks. Õhku jääb helin, peen ja selge, mis toetab. Kuula tähelepanelikult. Kõik, mis jäi pooleli, saab nüüd selgeks. Kõik, mis vajab hoolt, saab seda. Nüüd on aeg edasi liikuda teadlikult, julgelt ja tõeliselt. Merkuuri retrokraad on lõppenud. Sõnad on tagasi oma voolus, mõtted selguses ja maailm näib taas natuke kergem, natuke helgem kui enne, nagu muinasjutus, kus kõik, mis oli peidetud, on nüüd nähtav ja kõik lood võivad lõpuks rääkida oma täit tõde.